No tere hommikust. Ma alustan uut vlogi kolmapäevaga. Jah, kolmapäevaga ja täna mul läks 40 minutit varem uni ära, kui peaks. Seega ma jõudsin teha natukene iluprotseduure, natukene koristada kodu, et jah. Ja siis ma mõtlesin seda, et ma ei ole, selle ma olen nüüd küll midagi pahasti teinud, aga ma ei ole mitu päeva jõudnud endale matsat teha. Et ma siis täna teen matsat ka endale, sest mulle tegelikult meeldib hommikul matsat juua nüüd kuidagi parem kui kohvi. Ülinaljakas on see, et ma iga hommik või tähendab iga õhtu lähen magama niimoodi, et ma mõtlen hommikusöögile. Ja selles mõttes see on nagu natukene arusaadav, sest et dieedi ajal defitsiit kogu aeg. Aga tegelikult on asi selles, et ma lihtsalt nii väga jumaldan seda hapusaia võikut, et ma lihtsalt ootan, et seda uuesti süüa, sest et see on nii hea. Ja ma ei tea, kas mul on nagu varem päris sellist toiduobsessionit olnud, aga praegu on. Lihtsalt ma võiks seda hapusaia võikut süüa hommikul, vahepala, lõuna, vahepala, õhtu, lihtsalt ma võiks kogu aeg seda süüa, kuigi ma saan aru, ma ei saa, aga ma võiks. Ja ma ei tea, mul elukaaslane ütles, et see maitseb nagu muru, aga võib-olla, ma ei tea, mulle meeldib. Matša ja võikud. Ja rohkem ei olegi vaja, sest see on kõige parem. Kõige parem. Tere hommikust! Meil on neljapäeva hommik. Jah, neljapäeva hommik ja kuna mul läks üsna varakult uni ära ja ma olen kodukontoris, siis ma tulin hommikul samme tegema. Sest tegelikult eile jäi pisut puudu neid samme täna. Kuna ma täiesti tahan olla täiesti aus, siis eile päev või tegelikult üldse see nädal on emotsionaalselt raske olnud, aga eile oli see madalpunkt niimoodi, et ma ikka nutsin päris palju. Ja kas mul juhtus otseselt midagi? Ei. Lihtsalt mingid asjad, mida ma olen alla surunud, hüppasid välja ja lihtsalt niimoodi, et ei saagi enam alla suruda neid, et sain nüüd asju
millega ma pean seismiselt ja niimoodi tegelema ja mõtlema, kuidas ma edasi lähen. Et jah, see on ka üks põhjuseid, miks ma otsustasin kodukontoris olla, et kuna ma niigi olen emotsionaalselt praegu niisugune habras, et siis ma tahan olla kodusemas keskkonnas ja ma ei taha praegu kontoris olla. Ja siis õhtul me läksime mu õele külla, mis nagu päeval ja siis, kui ma väga kehvasti ennast tundsin, tundus nagu halb idee, aga tegelikult see lõpuks oli hea idee, et ma selle video tegemise käigus ja kõigega jõudsin nagu maha rahuneda, sest ma sain mõtted eemale ja siis jälle tuul ja siis see küllaminek oli täitsa tore ja tegelikult oli nagu tore, et ma sain oma mõtetest eemale, sain midagi muud teha. Aga jah, mul on nüüd asju, millega ma pean ise seismiselt tegelema, välja mõtlema, mis oleks parim minu jaoks mingitel teemadel, nagu jah, ja selles mõttes elu läheb edasi ja ühesõnaga, et oli sihuke, no tegelikult selles mõttes ma ei saa siiani öelda, et ma ka täna ülihästi ennast tunneks, aga no midagi teha ei ole. Et kõigepealt tuleb asjad selgeks mõelda ja siis saab päriselt nagu aimu, mis saab. Nagu ma hommikul rääkisin, siis emotsionaalselt on raske ja tänane trenn oli kohutav. Mul oli nii vähe puudu, et nutma hakata, sest ma ei tahtnud siin olla. Mul jäi veepudel maha, ühte masinat hoiti ülikaua kinni, aga mul oli vaja kiiresti trenn teha, sest mul on ikkagi tööpäev ja ma kasutasin lõunapausid trenni tulla. Ühesõnaga, ma olen nagu, mul on raske ja ma ei tea, selles mõttes kõik ütlevad, et kõige hullem trenn on tegemata trenn, et sellel juhul mul läks hästi, aga muul juhul nagu reaalselt lihtsalt ei taha siin olla. Ma ei tea, tahaks sellest emotsionaalsest august välja saada, et ennast paremini tunda, sest et see praegune, see ei ole üldse tore. Tegin täna endale seda kohupiimaga Ninja Creamit ja see on nagu täitsa jäätis. Siis ma paningi siia peale banaani ja siis panen pähklivõid. Et saab täitsa asju küll. Tere hommikust. On reede ja on check-in'i aeg. Ühesõnaga, ma tegin just hommikuse check-in'i ära. Vaatame, mis treener ütleb, sest et Kaal ei ole just väga palju liikunud. Aga jah, oma valudest, mis mul eile olid, olen saanud enam-vähem lahti ja ma tunnen ennast ka täna palju paremini. Nii et success. Aga eile me jõudsime tegelikult veel elutoas-kardinad üles panna. Nii et ma nüüd saan näidata, milline mu elutuba välja näeb ja nii ilus. Mustan selle.
trenni kõndides ma jäin mõtlema, et ma teen iga trenni alguses soojendust. Aga ma ei ole kordagi näidanud, et ma teeks soojendust. Ühesõnaga teeme soojenduse ära ja siis on ülakehapäev. Mulle meeldib see saal ja see nurk, et päike paistab niimoodi sisse. Mulle väga meeldib, kui saalis on seda naturaalset valgust, et ma ei ole nagu koopas kogu aeg. Täna oli see trenn väga hea, nagu ma tundsin ennast hästi, see ei tundunud tüütu, see ei tundunud nõme. Hea oli trenni teha, mul oli raske minna, sest et eile oli nii halb trenn, siis mul oli raske minna, aga trenn ise oli väga hea. Ja siis ma tegin poseerimist ka, siuke kena pool tundi. Ja ma mõtlesin, et ma täna ei filmi, et kuna eelnevad päevad on see ka natukene väga halvasti välja kukkunud, et siis, et ma ei taha. Aga see kukkus ka väga hästi välja. See on nagu 100% selle prepi lemmiktoit. Ja ma lihtsalt ei saa aru, kuidas saab hapusai, keedumuna, sink ja tomat nii hästi kokku sobida ja olla jumalik. Meil läks täna hommikul mõlemal suht vara uni ära. Minul läkski 6, sul läks 7 vist on ju. 7 ja siis me vaatasime lihtsalt mitu tundi tantsupidu ja vaatasime, et kell saaks 10, et me saaks minna IKEA-sse. Ja nüüd kell on peaaegu 10 ja me saame minna IKEA-sse. Väga hea meelega räägiks samal ajal, kui ma teen poseerimist. Aga kui te nüüd kuulete, kui vali siin saalis muusika on, siis ma ei saa seda teha, sest ma saan kohe copyrighti. Ma juba sain selle, aga minu õnneks see laul, mis taustal oli, see oli nagu lubatud. Seega mul läks hästi. Aga tihtipeale nii hästi ei lähe. Tulen mina siis taaskord trennist ja vaadake, kui heas tujus ma olen. Nagu lõpuks ometi
ma tunnen ennast kingadel mugavalt, enesekindlalt, mu jalg ei värise kogu aeg seal all. Ma saan normaalselt kõndida, ma saan poosidesse minna nagu lõpuks. Ehk siis siit saab veel paremaks minna. Ma räägin, ma olen juba praegu mega uhke, sest et ma ei ole kontsade kandja. Ja siis nüüd ma nagu näen ka seda arengut ja siis ma lihtsalt mõtlen, et kui heaks ma veel suudan lava jaoks ennast lihvida. Hommikust, meil on pühapäev. Ma siin teen hommikusööki ja siis tuleb kiiresti hakata küpsetama. Mul on siin või pehmeks sulanud ja siis ma panin pärmilehte sulama, et ma hakkan tegema kardemonisaiakesi ja siis sellest lehtehaignaste viineripirukaid, siis mul tulevad pereliikmed tulevad külla ja nad tulevad esimest korda siia. Nii et ma söön ära, siis ma hakkan küpsetama ja samal ajal kui ta ennast kerkib või midagi, siis ma koristan ka, sest et kui keegi tuleb külla, siis tuleb ikkagi lisakoristamist teha. Ma sai juba tainas valmis ja ma panin ta siia kenasti kile alla kerkima ja siis panen ahju ja siis tund aega kerkib ja siis saab edasi teha. Tegin siis uuesti jäätist endale ja seekord see tekstuur on täiesti perfektne. Siis ma panin peale banaani ja mandlivõid. Mandlivõid. Mulle nii meeldib see, kuidas mu kaamera vahepeal lihtsalt, telefoni kaamera otsustab, et ma nüüd poole jutustamise pealt lõpetan filmimise ära. Filmisin selle ära, et ma tegin saiakesi ja siis rohkem midagi ei filminud. Põhjus oli siis selles, et ma tahtsin oma meal preppimist filmida, aga mul sai aku tühjaks. Ja siis peale seda ma olin kuidagi järsku jube väsinud, et ma lihtsalt olelesin ja siis ma läksin mingi hetk trenni, jällegi õhtupoole. Läksin trenni ja siis trennis ma kuidagi tundsin, et mu tuju hakkab jälle ära vajuma. Et mul ei ole siukest head tunnet ja siis ma otsustasin, et ma ei taha filmida. Päev oli mul väga hea päev. Mul oli väga hea olla. Eile pool päeva hea ja siis läks tagasi negatiivsemaks. Et emotsionaalselt on praegu raske ja siis ma üritan võtta päev korraga, et lihtsalt hakkama saada. Siuke pikem päev, mul on absoluutselt kõik toidukorrad täna kaasas ja ma arvan, et koju ma jõuan kuskil 9-10. Nii et taaskord enam-vähem uneajaks jõuan koju.
tere hommikust, meil on teisipäev. Ma alustan oma hommikud kohviga ja meal preppimisega, sest et täna on trennivaba päev. Trennivabal päeval ma söön seda liha ja sellega olid mul toidud otsas, nii et ma pean meal preppima. Oli siis niimoodi, et ma saingi oma trenni kenasti tehtud. Tegelikult ma oleks tahtnud jõuda kardiot ka teha, aga ma ei jõudnud ajaliselt. Ei ole hullu, sest et alles nagu täna on teisipäev ja mul on terve nädal aega oma kardio minutid täis teha. Ja siis mul tuli siis sõbranna trenni ja ma andsin siis nagu talle trenni ja ma ütleks, et see oli nagu täitsa tore. Me nagu rääkisime nii palju juttu, et ma lihtsalt isegi unustasin selle filmimise ära ja isegi küsida talt, kas ta lubaks mul natuke filmida. Ja just nüüd peavad kõik asjad häälitsema hakkama. Ja siis me lähme nüüd uuesti, et ka ülakeha treenida ja siis vaatab edasi. Enesetunde poolest mul on täna okei. Mul ei ole hea, mul ei ole halb. Nagu emotsionaalselt siis. Mul ei ole hea, mul ei ole halb, aga mul on okei. Ehk siis nagu normaalne. Teate mis? Mul on lõunapaus ja ma lähen praegu enda võistlusbikiinide jaoks mõõta andma. Saate aru, minu võistlusbikiine hakatakse tegema. Ma nii kaua seda oodanud. Ma olen mitte midagi tellinud ja nüüd ma leidsin MyProteinist paar asja, mis ma tahan. Seega ma näitan teile ka, mis ma tellisin MyProteinist. Ja pärast ma üldse tellimuse tegin, on see sportsbra. Ma olen nii palju influkatel seda näinud ja see oli lihtsalt nii ilus seljas. Ja siis ma tahtsin ka seda, aga mingi aeg, kui ma selle üldse avastasin, see oli otsas. Siis ma tellisin süsivesikute pulbri. Siis ma tellisin ühed püksid ka, mis olid selle sportsbraga samast sarjast. Ma nüüd sellest, palun vaadake, kui ilus see topp on. See on lihtsalt nii naiselik ja ilus. Need on reaalselt täispikkuses mulle. Aga jaa, sellel topil ma olen ikka täielik fänn. Ma tahaks kõiki neid värve nüüd. Ma tulen siia nüüd tagasi. Ja kui nüüd üldse see nädal kokku võtta, siis see on ikka korralik Ameerika mägi olnud. Et ma ütlen ausalt, ma tegelikult arvasin, et ma jaksan rohkem filmida oma tegemisi ja kõike, aga no juhtus niimoodi, et ma tundsin ennast väga kehvasti ja ma tõesti ei jaksanud, see ei olnud mu prioriteet. Ja täna on siuke okei päev, mis on tore. Selles mõttes see paki saamine aitas nii palju kaasa ja see bikiinide teema, et nagu mingid siuksed positiivsed boostid, aga ma ei tea, siuke ma tean, et see kõik on mööduv ja elu käibki üles-alla ja kogu aeg ei olegi kõik hästi, see on normaalne, aga siuke kuidagi tüütu. Loodame, et järgmine nädal on parem, järgmised päevad on paremad. Ja taaskord, kui sulle mu vlog meeldis, pane like, pane subscribe ja
näeme juba järgmine kord. Tšau!